on ja mina olen jah, esindan siin digitaalehitusklastrit ja olen seal klastris andmetega seotud projektide nii-öelda või vedaja või vähemasti tähelepanu suunaja andmetega seotud teemadele. Mis või kes on digitaalehitusklaster? Et meil on 49 ettevõtet umbes ja 3 kõrgkooli ja põhiline eesmärk ongi nagu digitaliseerimine kui selline. Et pöörata tähelepanu digitaliseerimisele ja luua nii-öelda mõnus ärikeskkond ja koostöö nii omavahel kui ka näiteks riiklike ettevõtetega. Ja kui rääkida nagu klastri seisukohast, siis nagu klastrina avaandmeid oleme kasutanud ainult nagu klastri liikmete huvides, näiteks EMTA andmeid, teinud dashboard ettevõtetele, et nad saaksid ennast nagu positsioneerida teiste ettevõtetega võrreldes või siis riigihangete andmeid oleme samamoodi nagu kasutanud. Sest kuna meil nagu tundub vähemalt, et selle digitaliseerimise edenedes ja võiksid nagu ehitusobjektid olla nagu rohkem tähtajas ja ka rohkem eelarves, nii et seda me proovime teha mingit sarnast dashboardi, et sellega siis nagu jälgida oma edenemist ajas. Nii, aga millega selles mõttes nagu klastris tegutsevad ettevõtted nagu enamasti kokku puutuvad, mis on nende nii-öelda digitaalse tegevuse sisu, puudutab meil nagu seda BIM-mudelit ehk ehitusinfomudelit, mis on see geomeetriline informatsioon on olnud võib-olla nagu juba ka kauem päevakorras, aga nüüd viimaste aastate päevakorras on see nii-öelda andme või info sisu, mis selle mudeliga peaks kaasa tulema ja peaks läbima siis kogu selle ehituse elutsükli. Ja kindlasti nii-öelda Maa-ameti andmed näiteks ja punktipilved ja need on selle ehituse nii-öelda selle elutsükli alguses väga paljudes ettevõtetes nagu kasutatavad ja rakendatavad. Siis millega me klastrina selle juures tegeleme? Me tegeleme klassifikaatoritega, et on välja töötatud Eestis ehituse ühtne klassifitseerimissüsteem ja me proovime seda nüüd nii ehituse kui tavaehituste kui infraehituste puhul nagu rakendada ja üldse tegeleme ka andmete standardiseerimisega ja selle infosisu standardiseerimine, see on üks meil suuremaid teemasid. Millega me veel kokku puutume, on riigi poolt tellitud nende avaliku sektorite tellija ühised BIM-nõuded, et sellesse me panustame ka just andmesisu koha pealt hetkel väga oluline. Siis me oleme selle infomudeliga nii-öelda muus mõttes teist tüüpi visualiseerimisega tegelenud. Oleme proovinud neid infomudeli andmeid nagu dashboardide peal kuvada, majandusnäitajate või näiteks tööajaga sidustada, ühesõnaga siis muude nagu infoallikatega sidustada. Siis üks suur teema on meil CO2 jalajälg, et on meil töörühm, kes tegeleb selle ehitussektori jalajälje kaardistamisega ja sellega kaasneb ka niisugune teema nagu ehitusmaterjalide andmebaas, mis on ka väga pikalt meil teemaks olnud, aga ta ei ole nagu jõudnud väga kaugele, peaasjalikult sellepärast, et meil on nagu raske seda huvigruppi nii-öelda nagu paika saada, et projekteerijate ja ehitajate jaoks oleks niisugune andmebaas äärmiselt oluline, kui ehitusmaterjalide tootjate seas ei ole me veel nagu väga suurt siis seda huvi nagu tuvastanud. Et võimalik, et kui see kuidagimoodi see idee niimoodi ümber pöörata, et ehitusmaterjalide tootjad saaksid tagasisidet kogu nende kasutatavate ehitusmaterjalide kohta, et võimalik, et sellisel juhul see muutub nagu põnevamaks, et siin slaidide peal on toodud ka üks näide, mis ei ole küll meil, mis Taanis tehtud platvorm, mis iseenesest on üsna edukas. Ka Soomes on päris hea ehitusmaterjalide andmebaas tegelikult olemas. Ja siis konverentsid ka proovime ka seda teemat nagu päevakorras hoida, et kuidas andmete ehituskeskkonnas, missugune roll nad on, kuidas neid väärtustada, kuidas neid julgeda väärtustada. Ja siis kuna tegemist on ikkagi nagu selle tänane teema oli ruumiandmetega seotud, siis panin siia ka kiiresti mõned lingid,
siis igaks juhuks, kui on inimesi, kes pole sellega kokku puutunud, kuidas siis neid Maa-ameti katastriandmeid näiteks koondmudeli loomisel kasutada, kuidas punktipilvi kasutada hoonete puhul ja ka kuidas ka nendele ehitusinfomudelitele saab kaardiandmeid alla võtta topograafiaks. Need on need teemad, millega meie ettevõtted siis igapäevaselt tegelevad. Ja kui avaandmetest rääkida, siis oli just sellel konverentsil oli ühe ettekandjana näiteks niisugune töövahend, nii-öelda inspiratsiooniks, mis nagu planeerimiseks aitab, mis kasutab ka väga palju avaandmeid, nii müra kui kaardiandmeid kui tuule, päikese, igasuguseid keskkonnas saadaval olevaid andmeid ettevõtetele niisuguste varajaste planeeringute teostamiseks. Aga sellega ma praegu lõpetan